Eelmine aasta tuli turule päris palju uusi automüügiportaale. Auto24 on juba aastaid olnud top 1, päris keeruline on selle vastu saada. Mis teha, kõik on harjunud seda kasutama. Neil on oma monopoli. Eelmine aasta tuli päris palju juurde, mõned neist jäid ellu, mõned neist ei jäänud ellu. Aga hea meel on näha, et mõni neist on kasvanud ja on veel elus. Ja on ka lootus saada Auto24 vastu. Nii et täna me teeme autoportaalide tier listi. Alustame muidugi Auto24-st, sellepärast et see on kõige kauem olemus olnud, seda kõik oskavad kasutada, seda kõik on harjunud kasutama. Vaatame, kuidas on sinna kontot teha, kui lihtne on kuulutust lisada, palju kuulutust maksab, mis autod seal müügis on ja midagi veel, ma täpselt ei tea. Igatahes hakkame pihta. Lähme siis Auto24. Peale aasta 2025, et siiani ei tea, mis asi on dark mode. Praegu näete, siis ma olen päris hele praegult, aga oota. Ma panin korraks oma kaamera heledust maha, et seda üldse näidata. Ütlen siia vahele ka, et minu auto on ka müügis Auto24 praegult juba. Kellel huvi on, siis saame ikka veel saadaval. Kiiret mul ei ole, tegelikult ma müüa ka ei taha. Ainuke põhjus, miks ma olen nõus sellest loobuma, et kui see müüdud saab, keegi ära ostab, siis ma mõtlen uue driftika ostu peale. Nii et kui sina või keegi, kes sa tead, kes otsib omale uut autot, siis link on all descriptionis, minge vaadake üle ja saatke edasi. Auto24, meile kõigile tuntud, valge taust, oranžid nupud, sinised aktsendid, mida iganes. Vasakul väga lihtne otsing, kuidas leida uut autot. Suur reklaam keskel. Minu otsingud, ma isegi olen harjunud neid kasutama. Ma ei tea, ma ei ole kunagi populaarsete markide peale vajutanud, ma ei tea, mis see siin teeb. Ja viib meid vist uute autode juurde. Okei. Allpool maksad suurt raha, saad oma kuulutust näidata esimesel lehel. Standardvärk, oksjonid, mingid asjad, mis siin veel leitavad, kaubad, varuosad, reklaami, uudiste sektsioon. Ning kui me läheme ka siia kõige alla, siis kuskilt leiab üles foorumi, kus on Eesti autoinimeste koregiht koos. Vahepeal on seal kasulikke asju, vahepeal ei ole. Kuidas teha kontot? Alguses vaatad, pole vist sittagi, minu konto. Positiivne asi, mis siin on, saad panna oma, paneme registreeru kohe. Registreerimine, väga lihtne, paned oma meiliaadressi, nime, parooli, ongi olemas. Ja mis mulle meeldib, et ma saan oma Smart ID-ga sisse logida ja ma olen juba tuvastatud ja ma olen sees. Kuulutuse lisamine väga lihtne, läheme minu lehele, paned lisakuulutust, lisamüügikuulutus, kõik mis sul vaja on, andmete täitmine, paneme numbrimärgi sisse ja kõik info on juba olemas siit, mis Maanteeameti lehelt saada on. Nii saame lisada lisavarustust, see süsteem mulle meeldib, see on suht lihtne, vajutad siit nupu, vajutad koodi, mis sul on seal autos, mis sul ei ole ja edasi pilte saab lisada sitaks palju, paneme edasi ja siis me jõuame selle hinna juurde. 30 päeva 50 euri. 30 päeva 50 euri. Maailmas, kus meil on Facebook Marketplace tasuta, kurdi Okidoki on tasuta, panen kleepsu oma auto peale, see on ka tasuta. 50 euri 30 päeva, 90 päeva 60 euri. Persist ette lolliks läinud, see on päris jõhker tegelikult minu arust täna päeval. Aga neil on 25 000 autot müügis siin, kuna ma muutsin oma kaamera tagasi pimedamaks, kuna Auto24 on kõige kuulsam, kõige vanem, kõige populaarsem asi Eestis, 25 000 autot müügis. Neil on näiteks, paneme siia BMW kolmas seeria, hind kuni 2000 euri. Vaatame, 21 autot, valikut jätkub, saad omale Rondi Bemmi osta. Äkki see oli isegi mõni minu vana veel müügis, ei ole ka. Paneme näiteks Eesti Rahva auto, Škoda Octavia, 400 valikut. Paneme midagi ägedamat, paneme Porsche 911. Porsche on rohkem kui odavaid Bemme. 44 Porsche 911 müügis. Aus, selles suhtes kõik vajalik on olemas, aga ma ikkagi paneks seda S-tiirile, sellepärast et maksis 50 euri kuu aega.
50 euri kuuega. Ma ei näe, et see seda väärt oleks. Liigume edasi. Vego. Ma ütlen ausalt, ma ei ole Vegot kasutanud. Vaatame esiteks, palju neil autosi müügis on. 9120. Täitsa hea kogus. Proovime siis registreerida, kuna mul siin kontot ei ole. Väga lihtne. Tegin Google'ga konto. Logime sisse. Oota, ma pean Gmaili minema. Ja me oleme sees. Nii, vaatame siis uus kuulutus. Põhiandmed. Väga hea, numbrimärgi järgi lükkame oma 700 AS sisse. Kõik info tuli ära, saame siin panna auto kohta info. Tehnilised info enamus on olemas. Avariiline, okei, ei ole. Tehnilised näitajad, enamus on olemas. Lisainfo, enamus, see on väga lihtne need asjad siin ära täita. Hind, paneme siis hinna ka, muidu ta ei lase meil edasi minna. Interior. See on täitsa aus viis, mulle meeldib see isegi rohkem kui Auto24. Kõik on olemas, käedvaba süsteem. See on sama nagu Auto24, lihtsalt et ta on natuke mugavamaks tehtud, ta ei ole kõik üksteise otsas ja ma saan seda kollapsida selles suhtes. Täitsa aus. Pilte 32. Okei, see on ka aus. Vaatame edasi. Kuulutus. Euro on kuu aega. Kuidas saab õigustada üks ettevõte ja siis küsida 50 euri kuust, kui meil on variandid? Okei, ma saan aru, teil on 2 korda vähem autosi siin, aga ikkagi esilehele 35 euri päev, top. Okei. Need on, saab väga kalliks selle teha, aga 1 kuu on 1 euro. Ma ei tea, paneme 3 kuud, 3 eurot. Tundub suht aus. Vaatame üle, mis teil saada on siin. Teeme sama otsingu, paneme BMW 3. seeria, need võiks ka kollapsed olla. 203. Aiota, hind oli kuni 200, 2 tonni ka tal. 16. Paar autot vähem. Üldiselt isegi ei ole samad autot. Täitsa erinevad autod on. Aga valikut jätkub. 2 tonniseid 3. seeria BM. Mis see teine meil oli? Vaatame siis Škoda Octavia. Mitu meil on? Ainult 13 või? Ups. 131 Octaviat. Paar tükki vähem. Enamus on vist, ma arvan, samad, aga see suht valik on täitsa hea. Ütleme nii, et kõigile midagi. Ja viimane meil oli Porsche 911 21 tulemust, sama palju nagu Auto24 2 tonnisid 3. seeria BMW. Valik on aus, sul on siin 60 000, 150 000, 27 000, et kõigile midagi on siin saadaval. Leht ise näeb suht aus välja ka minu arust. Täitsa viisakas. Top kuulutused esilehel. Suurelt on reklaam ka ikka siin, seda ma juba ei märganudki alguses. Midagi on ka siin esilehel jälle. Veel. Need on uued. Samamoodi nende tehtud uudised. Ja pakkumised. Stantsist 5% alla. Maseratist Soti alla. Forge eest 200 euri alla. Nice'ilt 5% alla. See on täitsa aus idee. Car Verticali kood. Ütleme nii, et ainuke põhjus, miks ma panen ta B-sse, on sellepärast, et tal on vähem autosi ja nii populaarne, mis ma oskan öelda. Nii, järgmine on meil autodiiler. Esimene asi kohe ei ole, et mingi suur reklaam särab silma. 5500 autot, see on siis jälle poole vähem kui Vegol. Parim pakkumine, mis neil siin on Volkswagen Passat 2015. Populaarsed automargid, kohe saad siit klikkida, mida tahad. Küsimus on nagu ausalt, kui paljud inimesed seda kasutavad. Nagu ma tahan 520. Ja siis ma pean ikka ju hakkama siia, see on aasta, ma ei tea, kas, ma ei tea, lihtsalt minu mingi X.
statistika 5500 autot, 400 uut, 13 000 kasutajat, 7 miljonit vaatamist, see on päris aus asi, millega flexida. Neil on ka oma automaksu kalkulaator, vaatame, mis ta ütleb mulle. 105 euri, 619 euri regamistasu. Blogi moodi asi siin ja olemegi läbi sellega. Kontot on ka lihtne teha, saan ka samamoodi Google'ga sisse logida. Ongi olemas, mul ühtegi kuulutust ei ole, mu Porsche oli siin päris pikalt müügis. Siis kuidas kuulutust lisada? Samamoodi numbrimärk sisse, 700 ACZ ütleb mulle ära sõiduauto, Porsche, kõik on õige, võtab jälle kõik õigesti ära, läheme edasi, ülevaatus olemas. Tundub suht lihtne, pilte. Mis mind häiris siin oli see, et siin on mingi veider suuruse limiit, mul olid suuremad pildid ja ma mingi jamasin nendega, et neid pilte resize'ida, et ma saaksin need siia panna, mis oli veits tüütu. Aga ja siin ei ole kirjas, mitu pilti ma saan lisada. Eesti, Tallinn, hind on tingitav, paneme vahetuse võimalus. See on aus, kas ma tahan, et mu nimi oleks seal või ei oleks, see on hea nupp minu arust seal juures. Telefoninumber võiks ikkagi olla, aga muidugi saab läbi e-maili või selle, ma ei tea, kas siin on mingi chati moodi asi ka või. Kõik on olemas, saan üle käia, et kõik oleks olemas, statistikat vaadata ja minna kuulutust aktiveerima. 30 päeva 2 euri, täiesti aus hind. Mul oli ta, ma ei mäleta, mitu päeva ma siit võtsin, panin veel omale neid ka juurde, nii et ma maksin mingi 12 euri mingi mitme kuu ja kuskil esilehe eest ja täitsa aus hind. Näeb täitsa viisakas välja ka. Vaatame siis, otsime oma otsingut siin jälle, BMW 3. seeria. Ta lisab kõik need niimoodi, kui ma vaatan 3. seeria peale. Okei, ei no, see toimib selles suhtes. Hind kuni 2 tonni, vaatame, mis siin saada on. Piiraja fännidel ikka peaks olema BMW üle. 16-15 tulemust, täitsa viisakas. Enamus autod küll jälle korduvad nagu eelmistega, aga vajalik on olemas, mis tahta. Vaatame Škoda ja võtame selle hinna ära. Juba ise refreshis. 98 tulemust, täitsa aus auto 94, see oli just mingi 200 ja seal oli ka mingi siuke, ma ei mäleta enam. Natuke vähem kui auto 94. Valik on okei. Ja viimane Porsche 911. Palju neid tuleb? Tuli juba. 3 tükki. Ei noh, jah, need on kõik odavama poole omad. Ütleme nii, et leht on ise täitsa viisakas. Üks asi, mis mul jäi vaatamata, oli see, kuidas varustust lisada. Ma pidin selle siit eraldi tegema. Ma oleks selle peaaegu ise maha maganud, kuigi ma olen juba ühe korra seda teinud. Aga kõik asjad on olemas, aga lihtsalt natukene, et Vegol oli lihtsam see, et ma ei pidanud eraldi klikkima ja siis salvestama ja edasi minema. Ma vist saan küll niimoodi, et kui ma siit valin ära, järgmine. Okei, see toimib ka, siin mul pole midagi öelda. Aga kuna neil on poole vähem autosi, hind on natuke kallim, siis midagi halba ei ole praegu C-tiirile. Ja viimaseks, siuke portaal, kus ma ei ole mitte kordagi käinud, autoportaal. Samamoodi suurelt kohe reklaam, kui teile meeldib see, siis meeldib. Kuulutuse avaldamine on tasuta, kasutage võimalust, et leida sõidukile uus omanik, lisakuulutus tasuta. Sõiduki müügikuulutus, proovime siis sisse logida, samamoodi Google'iga ülilihtne, vaatame siis enne nende esimese lehega üle. Siin on jälle mingid lisaraha eest tõenäoliselt mingid esile tõstetud sõidukid, populaarsed automargid, see on kuidagi kahtlaselt sarnane autodiileriga. Automaksu kalkulaator, mingid uudised neil, mis nüüd siin on, tundub täitsa viisakas ja mis siin on teistmoodi, mida nendel ühelgi teisel ei ole, on, et kui sa otsid omale uut autot, siis saad kuumaksu järgi otsida. Näiteks paneme mingi 400 kuni 600, vaatame, mis ta näitab meile. Toyota Prius hind ja kohe kuumaks ka üleval. See on huvitav lisa, ma ei tea, kas see on vajalik või mitte, aga vaatame, kuidas on kuulutust lisada. Siin saab ka rendikaid lisada, see on jälle päris huvitav. Nii, sõiduki müügikuulutus, hind, vaatame, paneme siia mingi hinna ära, kõik on olemas, andmete laadimine on kuskil siin all. See võiks ju esimese asjana olla nagu teistel, aga kõik tuli kiirelt ära, kõik on olemas, salvestame, jätkame. Okei, kõik toimib, see on mõistlik.
nüüd siin miskipärast mulle muutub see juba tüütuks, võib-olla sellepärast ma olen nii palju teinud seda. Salvestame jätkame, lohistage piltkastile ja valige üles laetavad pildid. 30 päeva 5.50, aga miks ta praegult tasuta on? Ta on mingi huvitavad numbrid omale siia pannud. Huvitav, kas mingi esimene kord on siis tasuta või ta on kogu aeg tasuta. Vaatame, mitu autot neil müügil on. Kokku on 6900 autot. Käime näiteks, vaatame siis jälle oma tavalise otsingu. Paneme siia BMW 3. seeria kuni 2000, ainult 3 tükki. No tõenäoliselt see ei ole ka mõeldud siukeste autodele. Paneme siis Škoda Octavia 344, natuke vähem kui auto 24. Ja vaatame, mis valikut näiteks on siukesel, neid siin midagi spetsiifilist otsida. 16, valik on täitsa aus, kõik on küll autopoodides, tundub, et ükski eraisik siia väga oma kuulutusi ei lisa, aga täiesti korralik sait. Mulle meeldib, et neil on siin kuumakse järgi ja neil saab ka renti lisada. Huvitav, kui ma otsin. Nüüd igaüks võib oma auto siia panna. Škoda Rapid 450 € kuus. Okei, see on täitsa huvitav ju. Ma tahtsin panna selle siia tegelikult, aga kuna neil on huvitavaid asju seal, nagu näiteks kuumakse järgi otsida ja rendikuulutused, tundub, et neil on enamus ikkagi selles suhtes autopoodidelt. Okei, ma ei saa tegelikult üldistada ka, ma pole neid üle käinud. Siin tuli praegu kõik järelmaksuplatsi autod, siis ja nende hinnapoliitika on natuke kahtlen, et kas see on kogu aeg tasuta või nad on lihtsalt teevad esimese sooduka, seda ma kiiruga niimoodi ei lugenud välja ja neil ei olnud ka mitte mingit infot, mitu pilti, milliseid pilte tohib panna, nii et ma ei tea. Paneks niimoodi äkki või niimoodi või? Et ma ei saa auto 24 esimeseks panna. Sellepärast, et nad on nii kirved. Ma mõtlen veits. Niimoodi. Ma arvan, et see on aus valik. 50 € kuus. Küsida oma kuulutuse eest, lihtsalt netti riputamise eest. Ei tundu mitte kuidagi loogiline minu jaoks. 1 € kuus, 2 € kuus, tasuta. Ma arvan, et see on kõige ausam praegult üldse isegi, sellepärast, et neil ei ole ka white mode, black ready, dark mode ja on ja, come on. Ma arvan, et natuke aegunud lihtsalt, nii et paneme ikkagi siia, sellepärast, et on kõige populaarsem, kõige suurem, aga see on praegult minu väike ülevaate uutest autoportaalidest. Minu poolt kõik, mina oma autoportaali ei tee, aga mul on hea meel, et neid on juurde tekkinud. Ostke mu Porsche ära ja nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.